tere tulemast vaatama Scandaga TV-d. Tere ka minu poolt. Et nüüd on nädal jälle meile viimasest saatest läinud, et kiire koristus käib jätkuvalt. Anname väikse ülevaate oma vaatajatele, mis me oleme tähele pannud. Jah, et ega see aeg läheb tohutu kiirusega ja ega tempo alla praktiliselt pole läinud, välja arvatud nüüd siin see vihmane päev tegi ikkagi väikesed korrektuurid ja paraku on see tähendanud seda siis, et koristada pole saanud, mis on mõnes mõttes ka õnneks, sest et sel ajal saab alati siis tühjendada kuivateid ja natukene siis võtta nii-öelda väike vaheaeg ja saab joone korraks alla tõmmata ja siis sealt edasi nii-öelda minna, aga ega viljasid tänasel hetkel jätkuvalt tuleb igalt poolt ja kõiki erinevaid teraviljasid sisuliselt. Võib-olla siin tallivilja hakkab järjest vähemaks jääma, et lõuna pool on see tehtud ja kui võib-olla niimoodi vaadata suurt pilti, siis me oleme kuu aega koristanud ja ma ütleks, et selle kuu ajaga me oleme tavapärases mõistes teinud enam-vähem sellise 1,5 kuu töö, sest et see kiirus, mis koristusel täna on olnud, on ikkagi meeletu ja selles mõttes on väga põnev ühest küljest ja väga palju ka väljakutseid pakkuv, nii et selles mõttes on nagu, ma ütleks isegi, et äge, aga eks see on ikkagi vaja iga päev lahendada erinevaid probleeme ja siiamaani ma arvan, et üldjoontes oleme hakkama saanud ja ka põllumehed tegelikult, ma ütleks, täitsa kiidaks, hoiavad ikkagi päris head külma närvi ja eks see tuleneb ka sellest, et saak tegelikult on üsna hea ja ka soodne koristusaeg ju tegelikult ei pane kuskile poole ühest küljest kiirustama ka. Jah, et tegelikult saagikused on kuuldavasti ikkagi tõesti väga head, need on küll piirkonniti tõesti erinevad ja ka põlluti teinekord erinevad, nii et vaatame, hoiame pöialt, et kas 2 miljonit tuleb siis sellel aastal täis kogu saagiks, nii et on mitmeidki siin kihlvedusi meil laua peal. Ennustamine on tänamatu töö, tuleb nii palju, kui täpselt tuleb ja sügisel loetakse tibusid, nagu öeldakse, et vaatame, aga tore oleks, kui tuleks midagi. Jaa, aga vilja tuleb tõesti palju ja praegu me valmistamegi ette laeva, mis tuleb ka siin nüüd lähipäevil meile sisse. Oleme laadimas vaguneid Elvast, et tarnida siis vilja ka nii-öelda meie laevale ette, et saaks panna juba esimese suurema laeva Alžeeriasse teele. Jah, et ega siin laod peale kummist ja seega tuleb eest järjest muudkui ära saata. Jah, see on väga oluline kogu Eesti mõistes. Ja ega kui nüüd edasist hooaega vaadata, siis kuigi teraviljad hakkavad ühele poole saama, vähemalt talinisu osas, siis rapsi kindlasti veel tuleb ja ka suviteraviljades siin otra juba koristatakse tegelikult ja ka nisu algus on tehtud ja kaera tuleb. Nii et ega siin ei ole muud, kui jätkame ja ega see hooaja lõpp enam mägede taga pole, nii et on järjest rohkem kuulda põllumeestel infot, et kes on siin lõpetanud. On ka neid, kes on veel poole peal, nii et ma ütleks, et kindlasti üle poole on ikkagi Eestis koristatud. On ta siis 75, 85, kes seda teab. Lõpuks on ta koristatud ikkagi igal juhul mingi 100 momendiks. Loodetavasti on ka koristuse lõpp üldjoontes ikkagi soodsa ilmaga, et siin lubab paari head kuuma ilma veel, mis küll võib-olla paneb temperatuuri jälgimisele kindlasti nii-öelda olulisest juurde, aga senimaani on põllumehed päris ilusti hakkama saanud ja ka meie oleme nende asjadega üldiselt ilusti toime tulnud. Vihma küll tundub, et natukene tuleb mõnes kohas siin ja seal, aga mitte nii väga hullult, nii et ehk laseb ilusti selle lõbuga ära koristada siin ja saame siis nii-öelda edasi sügisesse minna ja põllumehed saavad ka siis külvama hakata uuesti. Nii, aga nüüd, Marge, minul rohkem praegu siin hetkel Eesti koha pealt lisada pole, kuidas meil turgudel on? Jah, et sai siin ise ka natuke ringi sõidetud vaadata siis Läti ja Leedu põlde ja seal on ka ikkagi praktiliselt koristus lõppenud, suurem osa on ära koristatud ja saagikused ka tõesti väga head. Nii et praegu on siin kõva laevatamine ja kauba siis eest ära saatmine. Mis puudutab suuremat pilti, siis meil oli just selline väike kokkusaamine siin ka Euroopa treideritega ja vaatasime siis numbreid, kuidas Euroopas on läinud. Väga huvitavad ajad on, sellega on nagu kõik ühte meelt, aga kauplemise koha pealt on praegu ikkagi väga vaikne, ostjaid ei ole, müüa uusi tehinguid on väga raske, nii et kogu Euroopas on ikkagi laod täitumas ja kaupa eest ära saada on tegelikult väga raske, nii et praegu ikkagi nii-öelda laaditakse neid laevu, mis on siis varem juba lepinguteks müüdud. Mis on vahepeal nädalaga juhtunud, Matif on uuesti ülespoole läinud, et kui me eelmine nädal olime siin oma 20 eurot madalamal tasemel, siis hetkel on Matif 326 ja vaatame, kuhu ta siis nüüd edasi siin läheb, et tundub, et me suures pildis ikkagi
püsime laiemast languskorridorist, nüüd Matif ei ole siin üle 330 tõusnud ja on tagasi murdunud, nii et vaatame, kui suur kõikumine siis siin edasi saab olema. Et miks selline väike tõusumoment nüüd turule tekkis, et siin on ka väikseid põhjuseid olemas, et kõigepealt tekkis Hiinal ostuhuvi Prantsuse nisu ja odra vastu. See on selles mõttes oluline näitaja, sest üldiselt on Hiina ära kadunud, et sellel aastal Hiina tegelikult ei ole ostnud Euroopast nisu ja otra veel, kui nüüd mõned lepingud tehti, nii et see tekitas turul mõningast elevust. Teiselt poolt saame öelda ka, et fondid on aktiviseerunud nüüd teisipidi, et oma müügihuvi on nüüd ära kadunud ja nad just hakanud positsioone just juurde ostma, ka see natukene tekitas taaskord huvi Matifi vastu. Ja muidugi ikkagi põud Euroopas on ka number 1 teema, millest väga palju räägitakse, et kolleegid siin Saksamaalt ja Prantsusmaalt, et kui nad tulid Riiga kokku, siis nad olid rõõmsasti üllatunud, kui roheline meil siin on. Et uskumatu, et siit samast paari tuhande kilomeetri taguselt tullakse siia ja vaadatakse, et puud on lehed ja muru on roheline, mida enam Saksamaal ja Prantsusmaal ei pidavat olema. Nii et tundkem rõõmu sellest, mis meil enda ümber on. Iga päevaga maisipõldude olukord halveneb, vaid pool näiteks Prantsusmaa maisipõldudest on heas või väga heas olukorras, kui eelmisel aastal oli see samal ajal üle 90%. Teiselt poolt surve ikkagi nisuhindade langusele püsib endiselt, sest Ukraina on saanud nüüd eksportida laevu järjest välja, see olukord on läinud järjest rahulikumaks. Samamoodi Venemaa nisu tuleb järjest turule ja on muu maailmaga võrreldes ikkagi nagu soodne. Ja arvestades, et Venemaa on oma nisu ekspordiga ikkagi päris alguses, siis on juba kuulda Venemaal suure saagi tulekul, et ei ole enam vilja kuhugi hoiustada ja tahetakse eest ära saada. Nüüd otsib see Venemaa nisu ikkagi teed globaalsel turule. Ja kui me vaatamegi nii-öelda maailma pilti ja kui me oleme ka siin enda majas numbreid kokku löönud, siis vaadates nüüd peamisi eksportivaid riike, siis me näeme, et tegelikult saagikused on üle Euroopa ja maailma ikkagi head, prognoosid on kõvad, nii et praegu tundub nii, et kuskil selline 2,5 miljonit tonni nisu võiks olla rohkem kui eelmisel aastal eksportivatest maadest tulemas. Nüüd on üks trikikoht on see, et kui palju ikkagi Venemaa nüüd ekspordib ja kui palju ta tahab seda vilja ikka eksportida, et kas juhtub nii nagu gaasiga või ta ikkagi tuleb selle nisuga turule. Et seda me siis siin lähiajal tegelikult näeme. Et nii ongi, et ka sellel nädalal on turg olnud ses mõttes rahulik, et ostjad on oodanud ikkagi madalamaid hindasid ja isegi kui on müüjaid turul palju, siis see surubki nii-öelda hinda allapoole. Ja kui vaadata ka meie Euroopa suurriike nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, kes tahavad nagu siin eksporti teha, siis samamoodi, et ega kuhugi ei ole seda vilja müüa ja ka Prantsusmaa, kes tegelikult võrreldes eelmise aastaga ekspordib sama palju nisu, siis on nad nii-öelda oma eksporditavate kogustega hädas, et kuhu seda vilja küll panna. Ja ega sarnane seis on ka ühe teise põhikultuuri odraga, et ka otra tuleb suurtest riikidest päris palju, näiteks Taanis on väga hea odrasaak üle 10 aasta, üks suuremaid saake, Saksamaa toodab rohkem otra ja ka siin on tegelikult küsimärk, et kuhu sellega minna, sest suurostja Hiina näiteks hetkel on tagasihoidlik, Saudi Araabia on ka vaiksem hetkel, nii et ka väga raske kultuur hetkeseisuga siin maailmaturul kauplemiseks. Ja kui me vaatame ka globaalset pilti, siis ka odra nii-öelda numbrid näitavad positiivset pilti, et puudujääki ei ole ja ka Euroopa saagikus odras on tegelikult väikese plussmärgiga võrreldes eelmisel aastal. Seoses põuaga on muidugi 2 täiendavat murekohta. Näiteks Saksamaal on väga suured logistilised probleemid, kuna Reini jõgi on ära kuivanud, siis praamidega ei saa nii palju kaupa vedada kui tavaliselt. Autotransport ei ole võimalik, sest ei ole autojuhte, raudtee viljaveoks ei toimi, nii et see olukord on väga kriitiline praegu Saksamaal. Ja teine murekoht, mis on Euroopas praegu, on uue saagikülv ja tõesti, et kui maapind on nii kuiv ja ei saada uut saaki külvata, siis juba ollakse murelikud järgmise aasta saagi pärast. Jah, et eks see põud paneb meidki muretsema, et meil küll siin üks päev nüüd vihma tuli, isegi võib-olla päev ja öö ka mõnes kohas.
ja näitab, et tuleb natuke ikkagi vihma veel, nii et loodame, et meil on ikkagi parem situatsioon ja saame ikkagi järgneva aasta saagile siis sügiskülvidega parema siis sellise aluspinna laduda võrreldes siis Euroopaga kas või. Jah, aga vaatame, kuidas siin nüüd nädala jooksul läheb ja hoiame teid siis jälle turuga kursis. Just. Kohtumiseni! Kõike head!